Sest hangevalgus on ees veel. Udutulina. Koristatud sai. Niivõrd, kuivõrd. Aga koristatud sai nii, et ma proovisin igasugusesse nagu nurgatagusesse ja igasugusesse kardinatagusesse piiluda ja vaadata. Ega seda tal sõpra siin ei ole kuskil 3,5 tundi peaaegu. Või rohkem. Oli ka või? Jah, 3,5 tundi. Mis see kell on praegu? Oi, 9:30 juba johhaid ja mõtlesin, mis on asi endal. Aga akna taga oli üks. Vist oli elus. Nagu ta on akna taga nagu selles mõttes, et ta nagu ei saa vist sisse kuidagi. Vähemalt ei tundunud, et saab. Nii et ma loodan, et ja ma palvetan ämbliku jumalale, et ta halastaks meid. Kuigi ikkagi kuskil käin, siis ma nagu vaatan veits niimoodi ringi veel lakke ja igale poole, et jumala eest. Nagu asi ongi, sa võid sööma hakata muidu. Ma tahaks, et sa ei elaks mul seljas enam ja siis... Aga mulle meeldib sul seljas elada. Ma ei saa süüa niimoodi. Miks? Tahaks lihtsalt, nagu ma ei karda enam ämblikuid, aga lihtsalt, kui ta nagu järsku kuskilt välja tuleb, eriti kui ta nii suur on ja ma ei ole nii suurt varem elus näinud, siis on küll hirmus nagu korraks. Aga tuleb lihtsalt meelde tuletada endale, et nad on ohutud, nad ei söö mind ära ja nad ei tapa mind ära. Nii, et jah. Avastasime, et siin on räigelt palju nagu minikärbseid või siis mingi osa on vist minikärbsed ja mingi osa on vist beebisääsed, aga võib-olla on hoopiski kõik beebisääsed, sest et siin on nagu suht niiske. Ja õues ka tegelikult õhtul, kui kõndisin, no kui me siia jõudsime, siis ma nägin, kuidas nad lendasid nagu parvega muru kohal, muideks siin. Nii et need võivad vabalt olla kõik sääsed siin toas ka. Tapsin nii palju ära, kui ma sain. Väga palju rohkem praegu ei näe. Nii et äkki said otsa. Jah, nii et homme siis tuleb edasi koristada ja asju natuke lahti pakkida ja korraldada ja homme saame ka pererahvaga tuttavaks või vähemalt ülemusega. Ma ei tea, kas terve perega, aga... Ja nägime peremehe isa, kes on poolkurt. Nii et temaga väga mingit pikka vestlust ei pidanud. Aga tundus siuke normend. Ja tema elab siis siin samas lähedal kohe meil kõrval majas. Vot. Nii et sööme natuke ja siis magama ja siis vaatame, mis homme saab. Esimene öö on magatud. Magasime niimoodi, et mul oli öösel ikkagi ämblik näos. Ja see oli mingi väikene, ta oli mul kuskil siin, siis ma panin käega niimoodi ja siis ma tundsin, et mingisugune asi läks nagu katki. Aga mõtlesin, ma näitan, kuidas me eile veel mingid augud ja asjad ära teipisime. Vannitoas siis näiteks seal oli mingisugune ventikatoru või ava, selle teipisime kinni, sest et sellest ei ole kasu. Ja siis seal oli ka mingi väike auk, siis Siim toppis seda paberit täis lihtsalt. Ja siis näiteks veel oli siin ka teipisime selle ava seal kinni, sest et seal ei olnud võrku ega midagi ees, oligi lihtsalt nagu ava. See ilmselt õue välja ei lähe, aga teate, parem karta kui kahetseda. Ja ikkagi mul oli ämblik näos öösel, kuigi see oli õnneks väike, mitte suur, nii et see ei ole hullu, aga jah. Ja eestlasena ja nagu ikka tartlasena veel eriti, siis me oleme väga tundlikud vee maitse üle ja siis siin Austraalias enamik kohtades nagu pigem ei kõlba see vesi juua niisama, aga me ei ole siin veel proovinud seda vett. Ma isegi tea, miks vist ei ole kuidagi jõudnud selleni. Proovin siis ära. Panime külma vett. Meil oli tegelikult pudelist ostetud vett ka veel, sellepärast ei ole proovinud. No nii, eelmises tongas oli päris hea vesi, seal oli meil vihmavesi. Maitseme siis.
Jah, siuke keemia maitsega ikkagi. Ütleks siuke keemia ja metalli maitsega. Pigem isegi metalli maitsega. Ma annan Siimule maitsta, vaatama, mis ta arvab sellest. Pole ta midagi. Ei ole või? Siis mul on endal lihtsalt maitse meenutas siis. Siuke kaevuvee maitsega küll. Et nagu maavesi ikkagi, mitte vihmavesi. No ta pigem vihmavesi nagu vist ei ole jah, aga sul ei ole mingit metalli või mingit rauamaitset veits suus või? Mulla maitse on, aga see ongi kaevuvee maitse. No, ma kusjuures unes nägin, et küsisime peremehe käest, kus see vesi tuleb ja siis ta ütles, et kaevust tuleb. Tundub nagu küll. Aga no ei tea. Ja nüüd varsti peaksimegi kokku saama peremehega. Nii et siis saame teada, mis case on, kuidas siin asjad üldse käivad. Saime just põllumehega kokku, farmi peremehega, kuidas iganes teda nimetada, meie ülemusega. Tundus väga tore rahulik meesterahvas. Ta on 60-ndad ka, nii et ongi siuke rahulik. Ja jah. Ei oskagi... Saime teada ikkagi jah, et see, kes eelmine siin elas, kus meie elame, vist jättis jubeda segaduse siia. Et see perenaine käis siin koristamas ja nõusid pesemas ja värki. No nõud tunduvad suht puhtad tegelikult isegi enamus asjad. Neid nugeda ilmselt ei pesnud. Sest üks oli päris sida. Või siis pesi, aga pani sinna taga nendest nugadest seal räägime. Et ilmselt võib olla pesi, aga lihtsalt pani sinna samma tagasi sisse ja on sitased sealt seest juba võib olla. No, ilmselt. Aga jah, et see eelmine inimene, kes iganes siin elas, siis see väga ei hoidnud puhtust siin. On aru saada. No. Ja ilmselt tolmu ei olnud see perenaine ka väga imenud. Ilmselt harjaga pühkinud siin ainult. Aga tolmu imeja oli vahepeal juba umbes peaaegu. Nii palju tolmu oli siin. Ja, no ämblikuvõrk oli sitaks lihtsalt nagu neid vanu ämblikuvõrke. No tolmu ka ikkagi ei olnud koristatud nii nagu meie koristame, et mingi diivani patjade vahelt. Diivani padja alt leidsime selle eelmise elaniku veibi näiteks ja kärbse lappats ja. Jah. Nii et jah, just mõtlesin, äkki peaks olema kärbse kleepe selle nagu mingi lindi või asjaga ostma igaks juhuks siia. Äkki need sääsehakatised või kes iganes need eile olid siin, siis äkki need lendavad ka sinna kinni. Aga meil siin on veel kapikoristus pooleli. See on siis koristatud kapp, pesin siit ära ja siis see teine on seal veel vaja puhastada. Aga jah, järjest rohkem nagu tundub okei kogu see olukord. Ja see peremees ütles ka, et me võime julgelt nagu AC käima jätta, kui me ära lähme siit. Ehk siis kas siis soojaks või külmaks. Tema rääks konkreetselt külma, tähendab soojal ajal. Et jätta nagu see jahutussüsteem ikkagi tööle, kui me päeva otsa kodus ei ole. Et siis lihtsalt muidu lämbume ära siia. Aga ma arvan, et me jätame soojendusega sisse, kui me ära peaksime minema. Tea, kas nädalavahet päris kiiresti läks soojaks siin. No jaa, aga mingisuguse temperatuuri võiks ikkagi sisse jätta, muidu läheb jälle seest rõvedaks niiskeks ja sest et siin nendes kohtades kasvab sammal vahepeal. Akende nagu nendes vahedes seespool kasvab natuke sammalt, sest et siin on lihtsalt nii ulme niiskus olnud sees. Nii et ma arvan, et ikkagi oleks mõistlik. Aga jah, jätkame koristamisega ja siis peaks siia tegema. Ja Siim läheb esmaspäevast tööle näiteks. Ja mina siis hakkan esmaspäevast endale tööd otsima, sest et minu jaoks on tal alles tööd oktoobri algusest kunagi. Täpselt ei tea, see kõik sõltub sellest,
mis ilm teeb. nii et jah, tuleb leida mingisugune koht. meil siin Ventikas on mingisugune imelik asi. see on mingi hallitus. aga ma arvan küll, et see on mingi hallitus või mingid seened või midagi. et Siim nüüd on piisavalt julge ja läheb, viib seda välja. ei, see on ikka pesa. on või? on jah, what the fuck, mis pesa see on? mullast ei. tere. ma tahan näha, mis asi see on. väga veider, oota, ma teen pilti sellest, siis saab pärast Google'ist vaadata. kas see haiseb ka millegi järgi või? kas keegi tuli välja ka sealt või? see on nagu mingi mullatükk, savist ehitatud. väga huvitav, kes see olla võiks. ma loodan, et see mingi ämmelgas ei ole. see vendikas ei sõida mitte kuhugi. noh, jah. ma võtan see pesa sealt ära ja ma mõtlen, kes iganes see ka ei olnud. me lähme rongiga Melbourne'i. ei olegi rongiga nii ammu reisinud. täitsa lahe. ja Melbourne'i sõidame nüüd nädalavahetuseks, sellepärast et meil tulevad, või noh, on juba sõbrad seal. Nad läksid ülikooli üle vaatama ja niisama aega veetma Melbourne'i ja nemad tulid siis sealt Gladstone'ist, seal kus me aastavahetusel külas käisime neil. ja me oleme siinsamas ju 3 tunni kaugusel ainult ja siis mõtlesimegi, et hea küll, et mul sünnipäev ka täna. nii et siis saabki sünnipäeva justkui tähistatud ja sõpradega koos aega üle 100 aasta jälle veeta. ja noh, ongi nii mugav tegelikult sõita, et alguses mõtlesime, et lähme autoga. aga autoga läheks sihuke kütuse peale mingi $200, noh pluss-miinus linnas sõidud ja nii edasi, et jah, kõvasti kulukam ja no rongiga üks ots meile mõlemale praegu Melbourne oli 12 midagi ja tagasi ma vaatasin mingisugused piletid $3 näkku ehk siis $6 ehk siis alla 20 või no ütleme $20 edasi-tagasi, mis on nagu täiesti olematu summa nagu. väga lahe. Rääkisime siin Siimu perega üks päev sellest, et siin on väga ilus arhitektuur, aga siis eelmistest videost väga kajama ei jäänud, nii et ma siis nüüd näitan veel natukene neid ilusaid hooneid. et sellises linnas on väga palju säilinud sellist kaunist arhitektuuri. siin on ka jah, päris palju. vot, ja samal ajal on ka siis need uued majad ümberringi. tulime go-kartingu kohta, kus saab mingeid nagu laivis mänge mängida seltskonnaga. päris täpselt ei tea, kuidas see toimib, aga Mario kardi ühesõnaga mingeid mänge ja saab mängida samal ajal, kui siin sõita. täiega lahe oli. siin siis põhimõtteliselt sõitsid nagu kaardiga, elektrikaardid olid siin ja siis nagu projektoriga pealt alla valgustus siis kogu mänguala, mängisime siis rallimängu, siis oli see ussimäng ja siis oli jalgpall tiimis ehk siis 2 2 vastu ja siis oli veel siuke mäng, kus pidid siis võimalikult palju ala ära katma, värvi nagu ruutusid ära värvima, enda värvi siis. Täiega lahe oli. Alguses arvasime, et nagu siit kaugelt vaadates ei tundu, nagu siit niimoodi vaadates ei tundu väga lahe, aga sinna sisse istusid ja sealt alt nagu, või noh, pealt tuli siis see projektorid ja asjad ja sai nitrot kasutada. Kiiresti sai sõita, seal pidi turvavööga kinni olema, nii et jah, väga-väga lahe oli. Mina jäin 3. kahjuks, Eneken võitis too, Siim ja 2, Henri ja 4.
nii et sünnipäeva lapsele võitu ei antud ja halastatud, aga pole hullu. Tegelikult oli väga lae. No vaadake lihtsalt seda arhitektuuri. Siinpool ka. Kesklinnas, siin on erinevad kaubanduskeskused ümber ringi. No mega ju. Mega. Käisime sünnipäeva puhul klubis ja Eestis Eestis ei ole näiteks minu arust vähemalt Tartus, ma ei tea, et oleks sellist asja, et sa saad minna tasuta klubisse kuskile ja siis saad tasuta šotte ka veel. Ei ole ju? Vaatan küsiva pilguga otsa rahvale. Siim ütles, kunagi oli või? Illukasse sai tasuta sisse ja ma ei tea, kas jooke sai, aga see oli väga ammu. Siim ütles, et Illukasse sai tasuta sisse ja võib-olla sai jooke ka, aga siin igal juhul me saime 4 inimest kokku, mina pluss 3 siis, saime tasuta sisse. Pluss väidetavalt selles mõttes oli $150 paari krediiti, aga seal ei olnud hindasid, kokku saime 10 šotti või? 5 šotti saime päris alkoholiga ja 5 šotti mingi nende oma miks, aga no ausalt öeldes seal väga alkoholi matsid sees ei olnud. Nii et ega päris täpselt ei tea, mis seal sees oli. Võib-olla mingi väike aur alkoholi. aga selles mõttes, et samas 10 šotti nagu $150 eest on suht, ma arvan, õigustatud, sest et vähemalt ühes paaris, kus me käisime Siimuga kunagi Pertis, siis seal oli küll nagu üks šott oli mingi $15 umbes. Nii et ideeliselt okei on ju. Jah, nii et nüüd lähme järgmisesse klubisse, mitte baari, see on ikkagi klubi. Järgmine koht ei olnud ka mitte midagi erilist. Nimi oli Retroklubi, aga tegelikult oli täiesti mõttetu koht. Meenutas veits Levelit, kui keegi teab. Nii et jah, viimane koht, kuhu läksin, oli tegelikult mega mõnus, oleks pidanud koht. Käisime ära pidudes. Ma võin vahepeal rääkida. Ei, te võite kogu aeg ka rääkida. Helgi Sallo laulab siin kõrval. Tervitused, ma tegelikult ei tea, kes oli. Reina Sibul ja Hilda Koni. No peaaegu. Tegelikult, millest ma teiega rääkida tahtsin, on see, et kuigi me oleme kõik tegelikult väga noored inimesed, siis... No. Ma tuli 60 või 40 pluss. Üks saab kohe 40 ja teine saab kohe 30. Henri on 60 pidi olema. Ja Henri saab varsti 60. Aga ei, tegelikult on see, et kui me siin klubides käisime, siis ei tundunud üldse nagu nii tore pidu olevat. Ja siis me nüüd lõpuks viimased... Kaua me olime? See on mingi tund aega või? Mis see kell on? Ma ei tea, mis kell on. Henri, mis kell on? 02.09. Tund aega, isegi poolteist tundi või? Jah, kuskil 1,5 tundi olime. Ja siis Menekeniga võtsime paarist jooke ja siis mõtlesin talle, kurat, et see on nagu nii mõnus, nagu tunned, et nagu oma inimesed on siin, me nagu oma nagu inimeste vibe on, siis jah, see on 25 pluss pidu Elis. Esiteks, see on see hetk, kus me saime aru, et jah, me nagu oleme vanemad inimesed selles mõttes. Ja siis teine asi, millega kusjuures mina nagu tähele panin, oli see, et me jõime vett terve õhtu jooksul rohkem kui alkoholi. Nagu enne, kui me peole läksime, võime vett. Ja siis me olime peol, jõime vett. Ja siis selle veetünni juures seisid ka 2 inimest, kes olid, ma arvan, mingi 35 pluss. Ütlen kuusalt, ma arvan küll, jah. Nii et ma ei taha öelda, et inimesed, kes on 30 pluss ja 35 pluss ja 40 pluss on vanad, aga lihtsalt hakkab endale kohale jõudma, et ei ole enam nagu nii noor võib-olla, kui 18-aastaselt arvasid, et sa oled. Samme vaatad seda, mis asja ma hämasin. Mida ma jauran? Ei, see on aus jutt. See on aus jutt. Ausalt räägin teile praegu. Kuna olime targad inimesed ja jõime hästi palju vett, järgmine päev oli ka väga produktiivne. Käisime erinevaid näitusi tavastamas. Siin on siis näiteks armastuskirjade näitus.
see pani täiega mõtlema selle peale, kui õnnelikud me tänapäeval ikkagi oleme, sest meil on kogu info kohe kättesaadav. Järgmine näitus oli üksinduse näitus. Seal oli väga palju mõtlema panevaid nüansse, nagu näiteks see viiner siin, kes scrollib ja otsib endale perfektset saia ja ei leiagi perfektset saia ja scrollibki edasi. Täpselt nagu tänapäeval enamik inimesi võtavad endale partneri, ei sobi, võtavad uue ja muudkui võtavad ja siis niimoodi nad üksikuks jäävadki. Vaadake seda raamatukogu lihtsalt. Ja siin on natukene modernsem ruum. Arhitektuur on ikkagi natuke nagu säilinud, et postid ja asjadega on tehtud ja tänapäevasemaks. Vaadake neid kauneid vaateid. Tuleb meelde, miks mulle suured linnad meeldivad. Mega ilus lihtsalt. No ma räägin teiega ka. Ja samal ajal kõrval selline market, turg siis. Ilusad vanad hooned, siin teisel pool ka teed. Ka siuksed, isegi siuke vana palakunent peaaegu maja ja bussid ja täiega illos. Saigi meie nädalavahetuse trip sai läbi. Ütleme tšau Melbourne'ile ja järgmise korrani.